Erika, Katrina ja Julia, teie olete nüüd ühed nendest õnnelikest noorsportlastest, kes said siis 5 inimese hulgas Tradehouse'i stipendiumi. Kui üllatav see teile endale oli? No tegelikult minu jaoks oli üllatav, sest tavaliselt me teeme väga palju toetusi igale poole ja väga harva, et saab kuskilt. Ja praegu ma saatsin ka toetuse selle mõttega, et vist midagi ei tule sellest, aga õnneks sai. Ja üllatus oli suur, kuna oli teada, et kandidaate kindlasti väga palju, et seda suurem oligi see üllatus. Mida selle rahaga nüüd teie tegema hakkate, et eeldatavasti kõigi plaanid on ju Rio olümpia peal? Nojah, ikka me raiskame seda võistluste ja spordilaagrite peale ning võib-olla treeneride peale ka. Kas oleks olnud ka näiteks võimalus, et ilma selle rahata nüüd kuskile näiteks maailmakarika etapile või mõnele võistlusele minna ei saaks? Ei no, muidugi praegu Vehklemisliit nagu maksab meile reisid kinni, aga nagu mõned spordilaagrid välismaal ja et nagu ise siis peaks nagu maksma, siis nagu see on hästi suur nagu abi meile. Kui tähtis on vehklemismaski taga olla ilus või kui palju te ise ennast mukite näiteks võistluste ajal? See ongi rohkem kuidas keegi ennast paremini tunneb, et kui sa tunned ennast maski all paremini, kui sul on ripsud värvitud ja meik näosed, siis on loomulikult nagu tähtis. Ja autosustamisel peab ikka väga ilus välja nägema. Ja tuleb veel jõuda medalile ka enne seda. Jah. Viimane MK-etapp Hiinas võistkondlikult saite 8. koha ja Katrina oli esimest korda võistkonnas. Kuidas teised sind toetasid, kuidas teil läks? No hästi toetasid, et ma ei tundnud küll midagi, et nüüd mind lükatakse sinna ja tee nüüd, mis sa teed seal, aga ei, väga hästi võeti vastu ja kõik oli väga, väga tore. Oli natuke harjumatu ka, et Katrina oli Kristina asemel? No ikka oli juba nii ammu vehklisime koos, aga see on vist loomulik, ma arvan, et Hiina maailmakarika etapp üldiselt kokkuvõttes väga hästi ei läinud, kuigi kõik taaskord ootasid, et mis seal juhtus? No mina võin iseenda kohta öelda nii palju, et see hooaeg algas meil mingi 3-4 kuud varem kui eelmine hooaeg, nii et me ei saanud piisavalt puhata ja kevadel meil algab see olümpiakvalifikatsioon, nii et praegu on aega ennast sisse elada, ütleme nii, et minu jaoks on kõik korras praegu. Ja, et kuidagi väga kiiresti ja järsku hakkas see hooaeg, et minul eriti, et mul on esimene aasta alles, mul natuke vajab seda sisse elamist veel rohkem. Nojah, meil ongi nii praegu, et see hooaeg, et MK-etapid tulevad üksteise järjest ja peame ikka suutma ennast kokku võtma. Aga ma ei arva, et midagi hullu on juhtunud, ikka teeme tööd edasi ja töötame medali nimel.